Voodis tõusnud, sirutanud ja võileiva söönud, märkab ta enda üllatuseks, et õues on esimesed ilusad ilmad saabunud. Päike lõõskab ja see tähendab vaid üht. Üksikemad on lastega pargis. Ilusad päevad on kõige paremad just nende jahtimiseks. Tee parki pole pikk ja selle ajaga ei jõuagi muud mõelda, kui et huvitav, kas täna mõni eestlane ka on või on ainult vene emad. Ainuke lause, mida ta teab, on Janjega Võrupuruski. ja sedagi hääldab ta vigaselt. Juba ongi ta parki jõudnud ja avastab, et üksikisasid on rohkem kui emasid. Aga üksikisad ei ole just tema sihtgrupp. Järsku märkab ta ühte ema oma last kiigutamas. Jess, mõtleb ta oma peas ja on otsustanud, et on leidnud oma sihtmärgi. Paar korda kiigel edasi-tagasi tõuganud, leiab ta oma hetke ja uurib, kui vana laps on. Jaa, ta on 3. Järgmisena tasub uurida, et mis ka lapse nimi on. Ta nimi on Tom. Sealt edasi on juba lihtsam, sest ema on ka ise vestlusesse kaasa haaratud. Jaa, ma kutsungi teid kiikuma. Nii raske. Nad jutustavad tunde ja vaatavad, kuidas Tom mängib. Oi, kui tubli ja tugev Kätte jõuab lõuna ja ema tunneb vajadust koju Tomile süüa tegema minna. Vestlus oli aga nii põnevaks osutunud, et kahju oleks nii järsku lõpetada. Tom, lähme sööma. Kas tahad ka meiega pikniku pidada? Öeldud ja tehtud. Naisterahvas naeratab siiralt, nad istuvad, joovad morssi ja söövad. Aeg lendab nii märkamatult ja kätte ongi jõudnud õhtu. Aeg on koju minna, sest ta ei taha olla peale tükki. Enne kui ta saab lahkuda, teeb pisike Tom talle kalli. Koju jõuab ta aga alles peale kuud. Liisa, kas sul on õpitud? Homme on koolipäev ju. Jaa.